Hiirvaikselt on Jaapan just välja toonud ühe oma kõige uuenduslikuma tehnoloogia. Aga seda tehnoloogiat ei kasutata Jaapanis endas. See on Ukrainas ja muudab Putini ootamatud õhurünnakud täiesti jõuetuks. See, mida Jaapan just Ukraina heaks tegi, on uskumatu, sest nad andsid Venemaale hävitava löögi ilma ainsatki lasku tegemata. Jaapanil polnudki vaja seda teha. See, mida nad on andnud, on Jaapani ja Ukraina liidu vili, mida Putin ei osanud ette näha. Kuna Ukraina taevas on rohkem kui kunagi varem täis suuri Vene Shahed-tüüpi droonide parvi, on tekkinud partnerlus ühe suure Jaapani ettevõtte ja ühe Ukraina paljudest droonide arendusfirmadest. Umbes 10 aastat tagasi asutatud Terra Drone Corporation on üks Jaapani suurimaid tehnoloogiaettevõtteid. 650 töötajaga ja noteeritud Tokyo börsil on see kasvav ettevõte, mis on teatanud oma sisenemisest kaitsesektorisse ning teenib umbes 60% oma tuludest partnerlustest, mille ta on loonud väljaspool Jaapanit. Siin tulebki mängu Ukraina. Sügaval rindelinnas Harkivis asub ettevõtte nimega Amazing Drones. Amazing Drones erineb Terra Drone Corporationist täielikult selle loomise poolest. Kui Terra loodi kasumi teenimise eesmärgil, siis Amazing Drones sündis sõjaleekidest, mida Ukraina ei soovinud pidada. Kuid Amazing Drones on kasvanud. 3 aastat tagasi vabatahtliku algatusena alanud ettevõtmisest on nüüdseks saanud täieõiguslik ettevõte, mis on oluline osa Brave One'i kaitseklastrist, mille Ukraina on loonud selleks, et julgustada oma droonitootjaid mõtlema suurelt ja looma seda, mida riik enda kaitsmiseks vajab. Nüüd töötab Amazing Drones otse koos Terra Drone Corporationiga ning nad on välja töötanud üliolulise tehnoloogia, mis võiks lõpetada Putini ootamatute õhurünnakute strateegia. See tehnoloogia on Terra A1 püüdurdroon, mis lahendab kõik probleemid, mis Ukrainal on Venemaa Shahed-tüüpi kaugmaa ründedroonidega. Terra A1 sündis kohtumisest, mis toimus Amazing Dronesi asutaja Maksim Klimenko ja Terra Drone'i asutaja Toru Tukashiga vahel 2025 aasta kaitsenäitusel ning see on tõeline tippseade droonitõrjes. Maksimaalse kiirusega 300 kilomeetrit ehk umbes 186 miili tunnis ja kuni 35 kilomeetrise ehk veidi üle 20 miili ulatusega pakub see püüdurdroon vajalikku kiirust ja tegevusraadiost, et tulla toime Venemaa lähenevate Shahidi droonidega. See suudab katta kogu püügimissiooni tsükli, alates esmasest jälgimisest kuni sihtmärkide tuvastamise ja lõpuks nende püüdmiseni, kõik ühe 15-minutilise lennu jooksul. Ära alahinda selle kiiruse olulisust. Kuigi Terra A1-l jääb tulejõudu vajaka, tal ei ole sellist laengut nagu ründedroonilt ootaks, kompenseerib ta selle enam kui kuhjaga, olles 100 kilomeetrit ehk umbes 62 miili tunnis kiirem kui Venemaa tüüpiline Shahed-tüüpi droon. See ei ole lihtsalt püüdurdroon, mis tiirutab ja siis võtab positsiooni, et Shahed sellele pihta saaks. Terra A1 suudab Shahedi üles leida ja teda jälitada, pidades taevas vältimatut droonide surmatantsu, kuni tabab sihtmärki ja saadab Vene seadeldise mürtsuga maa peale tagasi. Mitte, et neid surmajälitamisi alati vaja läheks. Tegelikult võivad need osutuda üllatavalt haruldasteks. Nagu United 24 meedia välja toob, on Terra A1 vargdroon. Tänu oma elektrilisele ajamisüsteemile tekitab see väga vähe müra ja praktiliselt puudub soojusjälg, mis teeb selle Shahidi drooni operaatorile Venemaal äärmiselt raskesti avastatavaks. Paljudel juhtudel oleks ainus märk Terra A1 lähenemisest see, kui püüdur lendab Shahidi drooni külge paigaldatud kaamerate vaateväljas. Enamasti tiirutab Terra A1, märkab sihtmärki ja hävitab selle enne, kui operaator üldse aru saab, et see läheneb. Aga Terra A1 suudab tegutseda ka iseseisvalt, ilma operaatorita. See on intelligentne droon, mis suudab hävitada Venemaa Shahidid ilma põhjaliku väljaõppeta, olgu see siis drooni enda või seda juhtiva operaatori jaoks. Ja siin läheb asi tõsiseks. Terra A1 ehitamine maksab vaid $2000. Jää meiega ja saad teada, miks see nii oluline on. Aga praegu on selle drooni loonud partnerlus alles arenduse algfaasis ning järgmiseks on mahu kasvatamine. Terra Drone on juba oma sõnadele tegudega kinnitust andnud. Ühe oma tütarettevõtte kaudu on tehtud $10 miljoni suurune investeering Terra A1 droonide tootmise rahastamiseks. See on kapital, mis toob Ukrainale rohkem kasu kui raha ise. Jaapani kapitali intressimäärad on umbes 2%, samas kui Ukrainas endas on need umbes 20%. Siin näeme soodsama kapitaliga tehtud investeeringut, kui Amazing Drones saaks oma riigis ja seda raha kasutatakse rohkemate Terra A1T ehitamiseks, kui Venemaa suudab toime tulla. Praegu on tootmine suhteliselt aeglane. Üks töötaja suudab kokku panna 2 Terra A1 päevas ning pole teada, kui palju töötajaid on Amazing Dronesi töökodades.
Aga protsesse lihtsustatakse, raha voolab sisse ja väga varsti hakatakse Terra A1 tootma sellises mahus, et sellest võib saada üks tähtsamaid vahendeid, mis Ukrainal on oma taeva ja rahva kaitsmiseks Venemaa šaidide nuhtluse eest. See tootmise suurendamine peab toimuma tule all ja Tokušiga teab, et traditsiooniline tehas ei ole lahendus. Sellistest tehastest saavad sihtmärgid, kuid nagu TerraDrone'i asutaja ütleb, on Ukraina inseneridel juba praktilised teadmised tootmise detsentraliseerimiseks ja pideva ohu all töötamiseks. Meie uurime ja kaalume samuti seda lähenemist. Selles näiliselt süütus avalduses näeme, et tegemist pole sugugi ühepoolse partnerlusega. Ukraina saab uusi tõrjedroone, kuid Jaapan saab teadmisi ja kogemusi, mis on lahingutes testitud ja väga vajalikud maailmas, mis üha enam kaosesse vajub. TerraDrone kaalub juba Ukraina droonide tootmise alustamist Jaapani pinnal. Seal saab neid ehitada nii Jaapani huvides kui ka potentsiaalselt Ukrainasse saatmiseks, et kasutada neid Putini vägede vastu. See, mida me siin näeme, on sama oluline kui Terra A1 ise, sest Ukraina loob suhteid suure Jaapani ettevõttega, mis laieneb laiemaks koostööks Jaapaniga tervikuna. Oleme juba näinud selle toimumise märke. Jaapan on olnud pidev Ukraina toetaja sõjas Venemaa vastu, kuigi peamiselt humanitaarses valdkonnas. Veebruaris lubas Jaapan anda $3,8 miljonit, et aidata Ukrainal taastada osa sõjas kahjustada saanud kultuurimälestisi. Veel $1,3 miljardit oli Jaapan lubanud Ukrainale Jaapani rahuprojekti raames 1. aprilli seisuga. Samuti veebruaris teatas ÜRO, et Ühinenud Rahvaste Tööstusarengu Organisatsioon on sõlminud rea toetuslepinguid 47 Jaapani ettevõttega, kes hakkavad Ukrainas oma ärimudeleid ja tehnoloogiaid katsetama. Need on märgid kahe tugeva riigi tärkavast suhtest. Liitlus Amazing Dronesi ja TerraDrone'i vahel on vaid üks paljudest näidetest ning neid on veelgi. Märtsis alustasid Ukraina ja Jaapani valitsused ettevalmistusi valitsustevaheliseks partnerluseks, mis hõlbustab kaitsevarustuse ja tehnoloogiate ülekandmist. Mõte on aidata kahel riigil osaleda rohkem ühises tootmises, mis omakorda viib relvadele keskenduvate lokaliseerimisprojektideni. Jaapan kaalub juba Ukraina ründedroonide ostmist, mis võivad saada oluliseks osaks nende ründearsenalist, kui Indo-Vaikse ookeani piirkonnas pinged eskaleeruvad. Ukraina jaoks tagavad sellised partnerlused relvade ja raha regulaarse sissevoolu, mida ta saab kasutada enda kaitsmiseks Venemaa vastu. Ukrainast on saamas oluline tegija ülemaailmses geopoliitilises kontekstis ja mitte midagi sellest ei juhtuks, kui Putin poleks teinud rumalat otsust üle 4 aasta tagasi alustada täiemahulist sissetungi riiki, mis tema arvates pidi päevadega kokku varisema. Ukraina jäi kindlaks. Ta on seda teinud juba üle 4 aasta. Irooniline on see, et kõik, mida Putin on Ukrainas saavutanud, on veelgi tugevama riigi loomine, mis on arendanud sidemeid liitlastega, mida poleks kunagi tekkinud, kui Putin oleks lihtsalt paigale jäänud. Aga selle teema juurde tuleme hiljem tagasi. Enne kui me seda teeme ja enne kui räägime, miks Terra A1 saab olema Ukrainale otseselt oluline, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Kui see video pakub teile väärtuslikku teavet, siis ärge unustage kanalit tellida, et ei jääks ilma järgmistest saadetest. Nüüd, miks on Terra A1 Ukrainale nii suur õnnistus? Vastus peitub Venemaa õhutaktikates. Alates sellest, kui Venemaa sai enda kätte Shahedi tehnoloogia, on ta rakendanud Ukraina vastu kurnamise majandusstrateegiat. Teisisõnu, Venemaa on saatnud Ukrainasse üha suuremaid drooniparvi, eesmärgiga hävitada Ukraina infrastruktuur, linnad ja inimesed. Numbrid on õõvastavad, kuid Ukraina on lõpuks jõudnud sinnamaani, kus suudab Venemaale kaugmaa rindel vastulööke anda. Ainult märtsikuus tulistas Venemaa Ukraina pihta 6462 drooni. Esimest korda alates sõja algusest on Ukraina ületanud Venemaa igakuise kogusumma, lastes välja 7347 kaugmaa drooni. Aga see on Ukraina jaoks uus tase. Mitme tuhande drooni väljalaskmine kuus on Venemaa jaoks juba tuttav tegevus ning see on tekitanud majanduslikul rindel probleeme. Pikka aega oli vastus kaugmaa droonirünnakutele kaasaegsete õhutõrjesüsteemide kasutamine, näiteks Patriot-üksused, mille Ukraina on saanud USA-lt ja teistelt lääneliitlastelt. Patriot on Ukraina jaoks väga oluline süsteem. See on eluliselt tähtis Venemaa ballistiliste rakettide tõrjumisel. Kuid droonide vastase kaitsesüsteemina on Patriot praktiliselt kasutu. See ei ole seotud Patrioti võimekusega, vaid pigem sellega, kui kallis on Patrioti kasutamine droonide vastu. Council on Foreign Relations toob numbrid selgelt välja. Ühe Shahed-tüüpi drooni ehitamine maksab Venemaale umbes $35,000. Üks täiustatud Patrioti püüdurrakett maksab Ukrainale $4 miljonit. Majandusgeeniust pole vaja, et aru saada, et Patriot ei ole õige relv Venemaa droonidega tegelemiseks.
Kui see süsteem oleks olnud märtsis ainus, mis Ukrainal kasutada oli, oleks Ukraina pidanud 100% tõrjemäära saavutamiseks kulutama üle 25,8 miljardi dollari. Muidugi on selline kulu absurdne, kuid isegi odavamad õhutõrjesüsteemid nagu Coyote maksavad kasutajale $1000 iga lasu eest, märgib nõukogu. Ukrainas suur väljakutse lisaks kahjule, mida Venemaa droonid põhjustavad, on olnud leida õhutõrje lahendus, mis oleks mõistlik ka puhtalt majanduslikus mõttes. Just siin võib Terra A1 osutuda kõige olulisemaks relvaks, mis on Ukraina arsenali jõudnud. Me rääkisime teile varem, et Terra A1 maksab $2000. Eeldades, et Venemaa märtsikuu parvede vastu saavutatakse 100% tabamismäär, läheks see maksma veidi üle $12,9 miljoni. Kindlasti mitte tühine rahasumma, kuid siiski palju väiksem kui Patriot-tüüpi süsteemide kasutamine. Siis on veel Venemaa kulud. Kui Shahed-tüüpi droon maksab $1000, siis 6462 drooni maksavad üle $226 miljoni. Eelis on Ukrainal. Relvadeega nagu Terra A1 ei pea Ukraina enam meeleheitlikult otsima raha oma õhutõrjevõrgu rahastamiseks, vaid teab, et iga Vene õhurünnak läheb Putinile palju kallimaks kui Ukrainale selle tõrjumine. Lisaks on veel see eelis, et sellised tehnoloogiad nagu Terra A1 võimaldavad Ukrainal ja Jaapanil viidata sellele, mida USA praegu Iraanis teeb ja öelda, vaadake, meil on midagi paremat ja odavamat kui Patriotid, mida te saate kasutada. USA võiks midagi sellist kasutada. See, mida nad praegu Iraanis teevad, pole sugugi tõhus. 20. märtsil teatas United24 meedia kommentaaridest, mida andsid Ukraina droonispetsialistid, kes on saadetud Lähis-Idasse aitama Iraani Shahedi droonidega. Seal nägid instruktorid, kuidas USA kasutas ühe õhuohu kõrvaldamiseks kuni 8 Patrioti raketti. Teistel juhtudel on USA kasutanud SM-6 rakette, mis maksavad umbes $6 miljonit tükk, et hävitada Shahedi droone, mille hind on vaid $70,000. Me ütlesime teile varem, et selline lähenemine ei oleks Ukrainale jätkusuutlik. Sama kehtib ka USA kohta, isegi nende tohutu sõjalise eelarve juures. See, mida Jaapan ja Ukraina just koos tegid, võib olla miski, mis aitab mõlemal tugevdada sidemeid USA-ga. Aga tuleme korraks tagasi tõrjedroonide juurde. Need, kes on viimastel kuudel Ukraina õhutõrje lähenemisele tähelepanu pööranud, teavad, et tõrjedroonide kontseptsioon ei ole midagi uut. Ukraina on neid droone kasutanud juba kuid ja need on osutunud erakordselt tõhusaks. Pravda teatas 3. märtsi artiklis, kui tõhusaks on need droonid Ukraina jaoks muutunud, tuues välja, et tõrjedroonid tulistasid veebruaris alla 70% Moskva Kiievi pihta saadetud Shahed-tüüpi ründedroonidest. Kogu Ukrainas on tõrjedroonid vastutavad 30% Venemaa ründedroonide allatulistamise eest. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi tõi esile, kui palju need droonid on Ukrainale tähendanud, öeldes: vaatamata oluliselt halvenenud ilmastikutingimustele ja ründevõimekuse puudujäägile ei lasknud me veebruaris väikese õhutõrje tõhususel langeda. Eelmisel kuul tegid meie tõrjedroonid umbes 6300 väljalendu, hävitades üle 1500 erinevat tüüpi Vene drooni. Pea meeles, et see tehnoloogia on endiselt üsna uus, kuid Ukraina on selle kiiresti kasutusele võtnud. Ukraina rahvusliku julgeoleku ja kaitsenõukogu sõnul on 2026. aastal Ukraina juba suurendanud oma tõrjedroonide sisetootmist 8 korda võrreldes 2025. aastaga. Nüüd töötab selles valdkonnas üle 20 Ukraina ettevõtte ning Ukraina toodetud droonide missiooni edukuse määr ületab 60%. See ei paista siiski nii olevat Sierski andmete põhjal, kuigi nõukogu võib silmas pidada tõrjedroonide kogukasutust, mitte otsest võrdlust kasutatud tõrjedroonide ja hävitatud Shahidide vahel. Igal juhul on selge, et tõrjedroonid on oluline tehnoloogia, mille arendamisse Ukraina panustab tugevalt. See, mida me praegu Ukraina taevas näeme, on selle tehnoloogia arengu varajane etapp. Terra A1 on järgmine samm edasi. Kiire, autonoomne, odav ja loodud koostöös Jaapani ettevõttega, mis avab Ukrainale palju uusi võimalusi. Ja peagi saab sellest osa mitmekihilisest õhutõrjekilbist, mis kaitseb Shahed-tüüpi droonide eest lähidistantsilt, samal ajal kui teised süsteemid tegelevad Venemaa rakettidega. Kõigel sellel on laiemad tagajärjed ja me puudutasime neid juba varem videos. See, mida me selle uue partnerlusega näeme, on veel üks näide sellest, kuidas Putin on saavutanud täpselt vastupidise sellele, mida ta soovis teha, kui ta alustas oma niinimetatud sõjalise erioperatsiooni Ukrainas. See operatsioon pidi Ukraina kaardilt pühkima, kuid pärast 4 aastat sõdimist on Putini sõda muutnud Ukraina geopoliitiliselt tugevamaks kui kunagi varem. Ukraina ja Jaapani tugev partnerlus on vaid üks näide. Mõlemad näevad vastastikust kasu kaitsesidemete loomisel, mis poleks olnud võimalikud enne Putini sissetungi, mis sundis Ukraina maailma juhtivaks droonivaldkonna innovaatoriks.
Me näeme sarnaste suhete kujunemist Ukraina ja partnerite vahel üle kogu maailma. Lähis-Idas on Ukraina sõlminud mitmekümneaastaseid kaitselepinguid mitme Pärsia lahe riigiga, kes otsivad viise, kuidas võidelda Iraani Shahedi droonidega, mis on aluseks droonidele, mida Venemaa Ukrainasse tulistab. Mõned väidavad, et Ukraina liitumine Euroopa Liiduga võib toimuda juba 2027. aastal ning see ainult tugevdab Ukraina sidemeid selle blokiga, mis on juba olnud üks kindlamaid toetajaid Ukraina kaitses. Ukraina droonid on teinud suure osa sellest võimalikuks. Sellised riigid nagu Saudi Araabia ja Katar poleks varem kunagi isegi kaalunud koostööd Ukrainaga kaitseküsimustes. Nad poleks tundnud selleks vajadust. Sama kehtib ka Jaapani kohta. Ukraina president Volodymyr Zelenski on juba veebruaris teatanud, et Ukraina on valmis jagama oma meredroonide ja tõrjetehnoloogiaid Jaapaniga ning Terra A1 võibki olla selle koostöö tulemus. Kõigil neil riikidel oli kaasaegne sõjatehnoloogia, kas ise välja töötatud või selliste partnerite nagu USA poolt tarnitud. Kuid nüüd on Ukraina nende kõigi plaanides keskne. Kummalisel ja kaudsel moel on selle põhjuseks Putin. Tema sõda on muutnud Ukraina geopoliitilisel areenil tugevamaks. Ja see tugevnemine on toimunud ajal, mil Venemaa ülemaailmne mõju on Putini ajal mürgem kui pikka aega varem. Ainuüksi 2026 aastal vaatas Putin pealt, kuidas Venezuela endine diktaator Nicolas Maduro kõrvallati pildilt. See on üks liitlane vähem. Iraani kaos on Venemaale maksma läinud veel ühe liitlase, Ali Khomeini. Kuigi me peame veel ootama, kas operatsioon Eepiline raev toob kaasa režiimi muutuse, mis halvaks Venemaa mõju Pärsia lahes just siis, kui Ukraina positsioon selles piirkonnas on tugevam kui kunagi varem. Venemaad ei peeta enam usaldusväärseks isegi relvatarnijana, sest ta põletab oma varustuse laovarusid Ukrainas, tööstades iga päevaga, et tema relvad ei ole seda, mida reklaamiti. Veelgi rohkem endisi ostjaid pöörduvad teiste tarnijate poole. Venemaa relvaeksport on viimase 5 aasta jooksul langenud 64%, teatas Moscow Times 9. märtsil. See ei ole tingitud ainult sellest, et Venemaal on endal rohkem relvi vaja. Kliendid nagu India ja Hiina ostavad vähem. Samal ajal müüvad Euroopa Liidu riigid, mille hulka võib peagi kuuluda ka Ukraina, 4 korda rohkem relvi kui Venemaa. Nii et Jaapani Terror A1 saab olema Ukrainale otseses mõttes väga oluline. Uut tüüpi tõrjedroon on enam kui teretulnud riigile, mis toetub järjest enam nendele kulutõhusatele relvadele, et tulla toime Venemaa kaugmaa rünnakutega. Kuid just laiemad tagajärjed peaksid Putinit muretsema panema. Selle kokkuleppega on Jaapan ja Ukraina kaitsevaldkonnas lähemal kui kunagi varem. Sama võib öelda Ukraina ja paljude teiste riikide kohta. Putin saab vaid pealt vaadata, kuidas Venemaa mõju väheneb ja Ukraina oma kasvab. Iga alla tulistatud Shahed kinnistab seda reaalsust Kremlile veelgi tugevamalt. Ja iga õhku tõusev Terror A1 tuletab Putinile meelde, et Jaapan on Ukraina poolel. Aga võib-olla ei pööra Putin nii palju tähelepanu Ukraina ja Jaapani uutele tõrjedroonidele, kui ta peaks. Venemaa sõjamasin on juba raskustes, sest Ukraina on seda juba eos lammutanud. Ukraina lõikab läbi Venemaa rindejoonte nagu nuga läbi või. Ja tõrjedroonid on vaid üks osa palju suuremast võrrandist, mis viib Venemaa hukuni. Vaadake meie videot, kui soovite rohkem teada saada. Ja kui teile see video meeldis, siis kindlasti tellige The Military Show, et näha rohkem meie kajastusi Ukraina sõjast. Aitäh vaatamast!